20. septembril tähistame Euroopas onkogünekoloogia päeva ja ka regionaalhaigla onkogünekoloogia meeskond tahab sel puhul patsientidele lähemalt tutvustada, milline on kaasaegne günekoloogiliste halvaloomuliste kasvajate diagnostika ja ravi. Patsientidega tegelevad erinevad spetsialistid, nii diagnoosini jõudmises kui ravis osaleb multidistsiplinaarne meeskond. Kõik vajaminevad spetsialistid on regionaalhaiglas olemas ja hoolitsevad koos meie patsientide eest. Raviteekond algab enamasti günekoloogi vastuvõtust. Diagnostikaga tegelevasse meeskonda kuuluvad laborispetsialistid, radioloogid, patoloogid, geneetik. Patsiendi vereproove on vaja uurida laborispetsialistide poolt ja vaadata patsientide kompuuter- ja magnetülesvõtteid radioloogide poolt. Kõige kiiremini arenev osa meie diagnostikameeskonnast on patoloogia. Me saame nüüd mõnikord teada, kui suur on risk haiguse kordumiseks ja millised patsiendid ei vaja nii sagedast ravijärgset jälgimist. Kõige uuem liige meie meeskonnas on geneetik. Tänu geneetilistele uuringutele saame mõnikord ette teada, et patsiendil on suurenenud risk günekoloogilise halvaloomulise kasvaja tekkeks. Onkogünekoloogiliste patsientide ravis on 3 peamist tugisammast: kirurgia, keemiaravi, kiiritusravi, ehk siis kasvaja mõjutamine operatsiooniga, ravimitega ja ioniseeriva kiirgusega. Regionaalhaiglas on kõik 3 raviviisi ühe katuse all ja see on Põhja-Eestis ainulaadne. Kaasaegses ravis on sama oluline kui kasvaja vähendamine ka patsiendi elukvaliteet. Kui patsient vajab oma raviteekonnal psühholoogi või valuravispetsialisti toetust, siis ka need inimesed on meeskonnas olemas.